Siin Malusi saarel on vanal ajal olnud meil ka mereröövlid, Mohniski mereröövleid olnud. See on kõige vingemad piirituse vedajad on siit kandist pärit. Siis on Hara saarel on selline koht, kus hakati esimesena tööstuslikult Tallinna kilu tegema. Seal oli, kujutage ette, väiksel Hara saarel oli 300 töötajat peale, 300 inimest, et selline vinge koht. Eesti üks kihvtimaid purjekaid, kunagisi siis ajaloolisi, ehk siis Tormilind on tehtud Haagininas ehk Hara külas. Hara küla on siis sealt Tapurlanukist veel edasi. Siin on tehtud maailma ühte põnevamat füüsikaeksperimenti ehk nõukogude ajal oli siin siis allveelaevade demagnetiseerimiskeskus, mis siis pidi allveelaevad tegema peaaegu nähtamatuks, aga kindlasti miinile, nende magnetmiinidele püüdmatuks. Ja ilmselt tegi ka, et Rootsi rannal nad käisid seda katsetamas, et kui kapten purjus ei olnud, siis rootslased neid kätte ei saanud. Aga üks kapten laevaga nimelt Whiskey on Rocks. Whiskey oli laeva nimi ja sattus sinna Rootsi rokside peale. Ja see saadi siis kätte sealt rootslastel. Rootslased kahtlustasid tükk aega, et allveelaevad käivad seal ja millegipärast nad ei näe neid. Tõenäoliselt meie sellises geniaalses, imelises füüsikalaboris mõeldi mingeid huvitavaid asju välja. Suurpeal oli selle demagnetiseerimiskeskuse keskus või ütleme instituut, seal need ajud töötasid ja siis Hara sadamas, mis on seal Nuki taga Hara saare ja Hara küla vahel, on siis tänaseni näha seda Hara allveelaevade sadamat. Aga see, millest mina täna räägin, on hoopis vot selline lugu. Ehk siis vabatahtlik merepääste või üldse merepääste, mis asi see on. Et rannarahvas on alati merepäästega tegelenud, nii palju kui ajalugu teab, et kui keegi ikkagi rannas hätta sattus, siis mindi ja päästeti need hätta sattunud sealt ära. Võeti kaupki endale ja vahest oli selline väga kasulik selline diil. Meri on üldse toredaid asju tulnud, ma mäletan nõukaajal, me sõime ikka tükk aega randa uhtunud võid, mida tuli siin tonnide viisi ja lugesime Mertpidi saadetud piibleid. Aga selline organiseeritud merepääste tegevus hakkas tegelikult, ütleme, meie kandis alles 19. sajandi teises pooles ja alguseks võiks pidada siis Saksa merepääste ühingu loomist 1865. Ja sellest läks lahti selline mööda randa tehtud merepääste jaamade ehitamine ka mujal Balti meres. Näiteks, see sama muuses Saksa merepääste ühing tegeleb siiamaani, nii et on väga pika järjepideva ajalooga. Siis tegid üsna peagi kohe rootslased, taanlased, samasugused merepääste ühingud ja need olid siis peamiselt ühiskondlikel alustel toimivad ehk siis vabatahtlikkusel üles ehitatud jaamad, aga nad olid organiseeritud, neid päästjaid õpetati, neid varustati siis juba spetsiaalsete päästepaatidega ja päästmisvarustusega. Aga Venemaal asjad liikusid ikka natsa aeglasemalt, kuigi mitte väga palju aeglasemalt oli selline mees nagu admiral Bossieti. Tema selle Bossieti eestvedamisel siis, või Bossiet oli ta nimi vist, Bossieti eestvedamisel toimus 1870 Peterburis siis suur koosolek, mille tulemusena siis loodi ülevenemaaline merepääste ühing ja selle ühingu nimi oli siis Общество Badanie Pomoši pri
Korablo-Krušenja. Ja see sai imperaatorskoje sinna kohe ette, kui selle nii-öelda matrooniks sai Maria Fjodorovna, siis tulevase tsaari abikaasa. Aga põhimõte oli siiski vabatahtlik ja ütleme, nii-öelda riigi raha sinna alla ei pandud. Moodustati kus neid kutsuti, komiteed. Meil oli siis, jagati ära piirkonnad. Eesti esimene oli siis Liivimaa päästekomitee ja teine oli pool aastat hiljem siis loodi Eestimaa samasugune. Ja nende komiteedesse siis kuulusid, sinna siis värvati või ütleme sinna liikmeteks võeti jõukaid inimesi, kes siis panustasid nende päästejaamade tegemisse. Ehk siis puhtalt käis asi eraraha peal, sinna siis kutsuti meremehi, kapteneid, laevaomanikke ja kõiki muid kaupmehi, kelle jaoks oli selline aluste päästmine oluline. Niimoodi. Ja see sai päris suureks, et üle Venemaa oli vist 360 sellist ühingut, aga alguse sai siit Liivimaa kubermangust, et need olid esimesed. Nüüd jõuame Juminda juurde. Meil oli siin selline lugu, kuskil ka 1880 paiku tuli siin üks laev nimega Varvara, kaeralaev Varvara, kes siis sõitis, nüüd tuleb kohe juba Karli siia poole, sest me jõudsime Varvarani, kes siis sõitis siit, oli tormine ilm ja sõitis siia nuki taha tormivarju ja sattus seal siis ühe sellise, siin on hästi palju selliseid praktiliselt mõnikümmend sentimeetrit vee all olevaid kive, et on päris ohtlik rannik, on just eriti Juminda rannik siin. Juminda, ütleme see Naskali lahepoolne otsa. Ja seegi sattus siis ühe sellise veealuse kivi otsa, kaeralaev Varvara, ja purunes seal täiesti. Juminda mehed, Karli vanaisaga, või vanaisa oli seal pundis, pääsid siis meeskonna ära ja sellel kaptenil oli kaasas naine ja laps ja kapten oli selle päästmise üle nii õnnelik, et kuna tal oli võimalus, ta oli rikas mees, siis pani oma raha alla selleks, et moodustada siis siia 3 päästejaama, Pärispea jaam, Juminda jaam ja siis Rammu saarel olev jaam. Pärispea jaam tehti kohe kivist, teil oli puust, eks ole? Ei, ma räägin Pärispea, vabandust, Juminda jaam tehti kivist, aga Pärispeal oli puust. Ja Rammul oli kindlasti ka puust. Et ühesõnaga see kapten näitas oma tänu sellega välja, et esitas kohe sellise vinge luubikuuri. Neid kutsuti luubikuurideks ja neid päästealuseid siis kutsuti luupideks. Hiljem Eesti ajal nimetati neid siis päästejaamadeks ja päästepaatideks, et see muutus ja varustati nad siis ka sellise päästepaadiga, mille nimi on siis luup ja see Juminda päästjad siis nimetasid selle esimese luubi selle kaeralaeva järgi Varvaraks. Ja nüüd selle Varvarani ma jõuan, sest me kohe peatselt nimetame ühe laeva veel Varvaraks, et hoida sellist ajaloolist järjepidevust. Ja need olid siis sellised 8–10 inimese paadid, mis oli topelt laudistusega tehtud. Neil oli külgedel korgist ja puririidest kaetud selline kaitse siin juhuks, kui nad tormiga vastu mõnda teist alust käivad. Siis oli seal peal igasuguseid põnevaid asju, näiteks üks, mis mulle
väga meeldib ja mida tänapäeval muidugi kasutada ei tohi, oli selline kaval asi, et tehti sellised kotid, jällegi purjeriide kotid, kuhu pandi siis takku sisse ja see takk õlitati ära. See pidi olema nüüd naturaalne õli. Ja ma arvan, et mõned muidugi teavad, milleks seda tehti, aga see on päris üllatuslik, et nende kottidega siis, kui satuti väga tormisele merele ja alustati päästeoperatsiooni, siis mindi nii-öelda peale tuult ja visati need kotid vette. See õli võtab tormisel merel lainetuse ära. Ja tänapäeval ei maksa seda katsetada, sünteetiline õli seda ei tee. Või võite katsetada toiduõliga, aga te peate üsna palju seda panema sinna tormisel merel. Siis sellised kotid olid näiteks kaasas neil. Nad olid varustatud väga naljakate selliste päästevestidega, korkidest päästevestidega. Neil oli seal igasugust põnevaid asju. Muidugi leer oli ümber laeva. Leer on siis selline otstest või köitest selline liin siin ümber laeva, et kui sa laeva juurde lähed, siis päästetav saab sealt kinni haarata. Ja niimoodi nad siis siin elasid ja päästsid, kuni tuli kõigepealt Eesti ajal siis asi muutus, algus nad olid, mis selle asja nimi oli veel, mis oli merendus, mul ei tule ühesõnaga, alguses nad muudeti riiklikuks ja need päästejaamad ja alles 27. aastal nad läksid jällegi vabatahtlikuks. On siin hästi kõik, Olav? Kindel või? 27. aastal läksid nad siis vabatahtlikuks ja läksid Punase Risti alla. Ehk siis Punane Rist koordineeris kogu Eesti päästejaamade tegevust. Eesti aja lõpuks oli neid päästejaamu rannikul 28 mäletamist mööda. Ja kui me täna oleme siin Soome lahes, siis ma võib-olla meenutan, missugused jaamad siis olid Eesti ajal ja missugused siis täna on siia tekkinud, et hakkame sealt ida poolt tulema. Narva-Jõesuu oli päästejaam, siis oli Leti peal päästejaam, siis oli Päris peal, Jumindal, Rammusaarel, Pranglisaarel, Naissaarel, Tallinna lahes oli Pirital ja Tallinna Vanasadamas ja edasi oli Paldiskis ja sealt juba siis Riguldis. Et see, kui seda nii-öelda põhjapoolset ala, palju oli Saaremaal, Hiiumaal, Ruhnus, Kihnus, Vilsandil. Vilsandil oli muuseas üks esimesi jaamadest üldse, mis siis nii-öelda vana sõjaväejaam tehti ümber päästejaamaks. Niimoodi. Aga siis tuli Nõukogude aeg ja kogu see mereline elu, mis siin käis, vägev, pandi kinni ja merekultuur kadus, välja arvatud siis see suur füüsikalabor, mis siia tehti. Ja ma lapsepõlves olen korduvalt näinud veest välja tulevaid, korras, ots läks. Lükka eemale läks. Lükka pardast eemale. Jah, ma näitan seda pilti just. Ja päästejaam need paistab siin mastist vasakul, radarist vasakul väga hästi. Vaadake seda valget täppi seal radarist vasakul. See ongi nüüd siis päästejaam, on üks kahest üldse säilinud päästejaamast ja ainukene kivist päästejaam, neid oligi paar tükki üldse üle Eesti, mis on säilinud. Nõukaajal siis peksti see jaam laiali, hoiti seal alguses hobuseid ja siis tuli üks tore admiral, kes vaatas, et jõle kihvt, et teen suvila siia ja täna seal ongi suvila, aga ta on muinsuskaitse alla ja ma ütlen, et üks kahest säilinud päästejaamast üldse. Ja nüüd
niimoodi ja siin ongi illustreeriv pilt siin, ma teen selle raamatu seest lahti, see sees on see pilt paremini aru saada. Vaadake, Juminda mehed siis oma selle päästeluubiga, nende pääste rõngaste peale on siis kirjutatud Varvara, ehk need on siis pärit selle kaeralaeva pealt. Ja tagumise rõngaga on jah, Karli isa. Ja kui suures ma kohe jõuan selle nii-öelda ajaloo jätkamiseni, siis võite lasta ringi just seda pilti vaadata. Siit saate ka ettekujutuse siis sellest luubist. Peamiselt tehti neid Turu linnas, Eesti ajal vist koha peal ka, aga tsaari ajal valmistati need Turus. No näed, milline ajalugu meil siin on. Nüüd, kui me nõukaajaga tuli siis need luubid, ehk need paadid, siis päästepaadid korjati ära. Meie oma, ehk siis Juminda oma oli kuskil Loksal veel 40. võeti need ära, eks ole? 47. okei. 5-aastas Karli on näinud seda, nii. Ja need aerud siis kuuluvad meie tänase ühingu ühe liikme, tema vanaisa siis oli ka seal meeskonnas, Ago Katvel. Tema hoovis on siis olemas ka aerud, aga noh, Vene, sellest me veel räägime. Aga need vist piirivalve saagis need pooleks, et siin jumala pärast aerusid valel eesmärgil ei kasutataks ja vist tervet aeru polegi säilinud, eks ole. Nii. Ja siis tuleb pikk paus. Mitte midagi ei toimu. Kogu see mereline elu, nagu ma ütlesin, piirdub ainult siin sellega, et kalurid käivad piirivalve tornist küsimas luba, et kas ma tohiksin oma võrku, palun, kas ma tohiksin oma võrku minna panema. Ja Eesti aja saabudes muidugi päästejaamadeni jõuti alles väga hilja, ütleme niimoodi, et merepääste algselt läks siis piirivalve kätte ja vabatahtlikud päästjad hakkasid tekkima alles siin pärast sajandi vahetust. Ütleme, kõige vanem täna tegutsev, sa paranda mind, kui ma eksin, on minu arust Viimsi seltskond on kõige vanem tegutsev päästeüksus. Jah, Naissere ja Viimsi. Nii, täna siis on umbes sama palju kui Eesti aja lõpuks neid päästeühinguid tekkinud rannas. Kõik veel ei tegutse, aga koolitavad oma meeskonda. Siin on üks tütarlaps, kes eile just tuli koolitusest, sai esimese astme. Esimene aste tähendab siis, ühesõnaga vabatahtlikus merepäästes on niimoodi, et meil on 2 astet. Esimene aste on siis saad sellise põhipäästja koolituse ja teine aste, et sa saad siis nii-öelda meeskonna juhi või selle paadi või üksuse juhi tunnistuse. Teise astme tegemiseks eeldatakse, et sul juba paadijuhi load on olemas ja sa oled läbinud muidugi esimese astme. Mina olen teise astme tüüp. Järgmine nädal olen mina ka. No see ei ole veel kindel, kas need toimuvad. Nimrod just ütles, et kuradi. Eile oli veel segane olukord. Nii, aga siis päris peal on päris hea meeskond, aga nad ei ole valves, see eristab neid Juminda meeskonnast, nii et neil on meeskond, aga pole paati, millega päästa. Meil on täna valves 3 paati ja nüüd me saime 2-aastase asjaajamise tulemusel saime Eesti Veeteede Ametilt sellise 12-meetrise kaatri veel siia, meie vana laevakontrolli kaatri,
mida me siis täna korda teeme. Särab, vaadake see valge asi seal tapurla tipus, see ongi meie paat. Ja me tahame 2 nädala pärast teha siis veeskamise talle ja ristsed me nimetame ta Varvaaraks. Selle paadi me nimetame Varvaaraks ja see ei ole mitte selle kadunud Narva tüdruku mälestuseks, vaid see on järjepidevuse märk, et see päästetegevus siin Jumindal on toimunud kaua aega ja meie ühingu nimi on, nüüd ei ole mitte Juminda vabatahtlik merepääste, aga Juminda Poolsaare vabatahtlik merepääste, sest meie meeskonnas on täna 20 liiget ja 15 koolitatud liiget ja nad on kõik nagu erinevatest küladest. Poolsaarel on 10 küla. Karli küll ütleb, et 8 küla, aga mina ütlen 10 küla. See on väike selline vaidlus käib. Geograafid ütlevad, et 10 küla. 9,5, okei. Nii, ja meie asi on siis, me oleme siis, süsteem on sama nagu pritsumeestel, et me oleme nagu 24/7 valves. Kui merevalvekeskusest, mis asub siis Tallinnas, tuleb väljakutse, siis me peame sõitma välja päästma. Näiteks kui teiega siin oleks tui midagi juhtunud, siis oleks üsna tõenäoline olnud, et vähemalt üks meie paatidest oleks siia üsna kiiresti tulnud. Ja tänase seisuga, kui ma hakkan seda põhjarannikut siin lugema, siis on päästejaam Toilas, siis Purtses, siis järgmine on Käsmus, siis tulebki, no Võsu on ikkagi need pritsumehed, aga neil on ka paat, aga tegutsenud on kõvasti, et need pritsumehed on rohkem seal päästnud kui need merepäästjad. Et tänavusel siin kevadel. Siin üks mees võib rääkida, kuidas ta ulpis seal. Putinil vabatahtlik ei ole, neil on ikkagi sõjavägi teeb seda või merevägi või piirivalve. Päästjaid minust venkudel vabatahtlik ei ole. Venemaal, Rossija, jolki-palki. Piirivalve, just. Niimoodi ja siis jõuame, tuleme edasi. Päris peal on, aga nagu ma teile juba ütlesin, 2 aastat nad pole veel valvesse jõudnud. Yes, sai jälle ära teha. Meile ei ole meil mingit võistlust, meil lihtsalt pole konkurente. Siis on Jumindal üks... Läheb lahti. Siis on üks väike ühe paadi meeskond on Salmistul, suurem meeskond on Kaberneemes, siis on Prangli, Neeme, edasi tuleb Naissaare, Viimsi, väga kõva üksus. Okei, siis sealt edasi ma praegu peast ei oskagi teile öelda. Aga ühesõnaga siit põhjarannik on suhteliselt hästi kaetud ja suhteliselt hästi koolitatud tüüpe täis. Ja tänapäeval muidugi päästmise üks selline põhiline tegija on helikopter ehk pinnaltpäästjad, kes siis tulevad helikopteriga kohale ja siis meie koolituses läbime ka selle, et meid on ka sinna üles helikopteri pealt veest vintsitud ja Ingeltriini jalg erutusest väriseb veel, vaadake praegugi. Teda just eile vintsiti nii, et päris hea rippumine, see on päris selline mõnus. Meid treenitakse lisaks sellisele põhipäästmisele, et inimeste veest välja võtmisele ja kõigele muule, kuidas neid alajahtunuid
kusjuures see on jällegi grammaatiline nali, et alajahtunu ei ole ju õige, et ta ei ole siis nagu piisavalt jahtunud veel, eks ole, vaid peaks olema ülejahtunud inimene, ülejahtunud inimesi sealt veest välja võtame ja kuidas nendega siis tegutseda, sest ülejahtumine või ütleme see on nagu põhiline häda, mis tegelikult siin meie Balti meres või ütleme siin meie vetes on ka jah, just, et see jahtumise probleem on tõsine ja sellel alajahtumisel on 3 eri astet ja siis õpetatakse, kuidas ühegi astmega tegutseda. Aga lisaks sellele meid koolitatakse ka hoo pealt, selle paadi pealt vette hüppamist ja veest tegutsemist ja päästeparvede ümberkeeramist ja paatide ümberkeeramist, kõiki selliseid asju, nii et selline päris põhjalik koolitus on. Ja muidugi peab ujuda oskama. See on ka üks nõuetest. Vot nii palju siis teile päästejaamadest. See on üks lahe seltskond, nad on kõik vabatahtlikud, teevad seda vabast tahtest, tegid seda vabast tahtest ka tsaari ajal ja Eesti ajal. Tsaari ajal autasustati neid paremaid päästjaid väga kõrgelt. Et ja meil on probleem juba, see seltskond on nii lahe, et meil on seal naisterahvaid ka, aga põhiliste tüüpide naised on juba mures, et kas on tekkinud armuka ja miks mees kogu aeg kuskil ära on nende vabatahtlike merepäästetega midagi tegemus. Vot nii, aga jah, selle Varvara me nimetame siis uuesti ümber ja me üritame Ago käest saada, siis vähemalt Ago käest saada ka sinna ühe vana aeru nii-öelda mälestuseks või järjepidevuse märgiks. Aga mina omalt poolt tänan ja soovin teile meeldivat reisi ja kui teil on küsimusi, siis muidugi küsige, et ma vastan nii palju, kui ma oskan. Eesti ajal ma tahan öelda, et veel 5 jaama olid tegelikult sellised, mis ka tegutsesid talvel, et meie talvel ei tegutse. Et see on nagu, neil oli spetsiaalne selline talvepaat, millega vahepeal oli nagu kelk, kui ta jääd pidi läks ja tal olid sellised pikad konksud, millega ta mööda jääd ennast tõmbas ja igast muid asju. Aga neid oli ainult 5 ja siin põhjarannikul oli, või siinpool, idapool oli ainult Narva Jõesuu selline. Vot. Artur rääkis küsimustest, aga mul tuli üks asi meelde, hiljuti Tapurlas oli 250 inimest koos ja Arturi 50. juubel oli. Ja teate, kuidas moodsalt juubelit peetakse? 5 tundi olid loengud, nagu meil täna siin laeval. Kõigepealt akadeemik Soomere rääkis merelainetest ja Arturi töötar lendas Kaplinnast kohale lennukega otse Tallinna muidugi sealt edasi ja tema rääkis elust ja surmast ja rakuehitusest ja sellisest asjast ja iga loeng oli nii huvitav 5 tunni jooksul, et 4-5 korda plaksutati iga loengu jooksul. Artur võib täpsemalt rääkida, kuidas seda võib teha, nii et ei pruugi alati karakas ega midagi olla, et loengutega saab juulit pidada. Ei, see oli tore jah, et loengusarja nimi oli Mis on elu mõte, tagasihoidlik pealkiri, ehk lainetest ja ainetest ja siis seda me seal siis arutasime. Ja minu loengu teema oli moos kui elu mõte. Vot, aga keegi tahab küsida veel midagi. Kui ma oskan midagi rääkida, siis ma räägin. Ma võib-olla tänapäevast veel nii palju, et 2 aastat tagasi siis jõudis siis seadusandlus ka nii kaugele, et meile tulid siis ka nagu sotsiaalsed garantiid peale, ehk et kui meiega päästetöödel midagi juhtub, siis sarnaselt pritsumeestega riik siis tagab, garanteerib meie
kas siis, kui midagi hullusti juhtub, siis perekonnale mingisuguse tasu või invaliidsustasu või kurat teab mida. Ja 2 aastat tagasi tuli siis seadusandlus ja siis 2 aastat tagasi olid ka esimesed, eelmine aasta olid esimesed lepingud Politsei- ja Piirivalveametiga, kes siis valvesse lähevad. Meil on siis lepingulised seal tingimused, kõik kohustused ja asjad on kirjas, seal on ka kirjas nagu tohutu nimekiri varustusest, mis meil peab olema, aga kui ütleda, aga andke siis raha ka selle varustuse jaoks, siis öeldakse, et kurat, otsige ise, et te olete ju vabatahtlikud. Ja nii me tegelikult, kui on nüüd eluohtlik olukord, siis rahastatakse, siis antakse mingi tunnitasu nendele päästjatele ja kompenseeritakse bensiin, aga muud mingisugust toetust meile ei maksta. Et peame ise hakkama saama ja vahest antakse piirivalvest ülejäänud mingid vana kola ka. Ütleme, ja me saime selle EVA 010 või laevakontrolli kaatri, mis küll üllatavalt heas seisus oli, nii et meil selle üle hea meel. Et selline see meie elu on merepäästjatena, aga see kant on põnev ja siin rääkida on palju ja loodetavasti läheb ta jälle sama põnevaks tagasi, kui ta varem on olnud, sellepärast kui te võrlete nüüd seda pilti siin Tallinna lahega, siis kas te mõnda alust peale minu oma näete või? Kuskil siin paar kruiisilaeva läksid sealt tagant, aga et ka näiteks sadamate olukord, et kui siin Eesti ajal Kuusalu vald, kes uhkustab sellega, et ta on Eesti üks, ma ei tea, kas ta on siiamaani vist pikima merepiiriga rand, vald, siis Eesti ajal oli selle territooriumil umbes 15 sadamat. Täna on vist 3 toimivat sadamat, et see olukord on siiamaani kurb, kui vaikselt hakatakse neid nüüd taastama. Taburla sadam nüüd taastati ja näeb päris hea välja. Ja seal hakkab ka meie Varvara seisma. Vot, selline lugu.